Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Kümme taas kord siin. Tänases videos räägime tuumaenergiast, selle ohutusest ja kuhu jäätmed pannakse ja miks on reaalselt tuumaenergia ainukene variant Eestis, millest tulevikus elektrit toota ja asumegi siis kohe asja kallale. Teema valisime vastavalt sellele, et viimases Kuuuurija saates oli juttu sellest, kuidas Eestis tegutsev Fermi Energia plaanib rajada tuumajaama leti peale, mis asub siis Eesti alal põhjas, mere ääres, selline väike küla, 18 inimest on seal ainult. Nii et jah, Fermi Energia siis planeerib seal uuringuid teha, et kas potentsiaalne tulevikus ehitatav tuumajaam sobiks sinna, aga kohalik rahvas, nagu eestlastele ikka kombeks, kõik uued asjad on pahad, me ei taha uusi asju, me ei taha muutusi ja me tahame elada kiviajas ja kasutada neid vahendeid, mis meil on hetkel olemas ja loota, et tulevikus tuumajaama ei tule. Aga fakt on see, et tuumajaam Eestisse peab tulema, sest vastasel korral meie iseseisvus kannataks selle all ja loodetakse vist, et meie see roheline energia päästab meid siis, kui põlevkivi kaevandamine muutub liiga kalliks ja ei ole otstarbekas enam ja siis lõpetatakse lihtsalt põlevkivist elektri tootmine, mis on tulevikus plaanis. Nii, proovime siit siis nii minna. Ma ei tea, kui paljud inimesed on Narvas käinud ja Narva elektrijaama läheduses olnud, siis kõik teavad, et Narvas on päris ja Narva ümbruses on päris suured põlevkivi tuhamäed ja inimesed on nendega harjunud, aga olgem ausad, et tuhamäed, esiteks nad on koledad ja teiseks nad saastavad ka loomulikult meie keskkonda ja põlevkivi üldse on äärmiselt kehv materjal, mida põletada ja selle kaudu siis soojus vahetuse kaudu põhimõtteliselt elektrit toota, sest kõik meie elektrijaamad on põhimõtteliselt soojuselektrijaamad, sest me kasutame midagi, olgu selleks siis põlevkivi või prügi või gaas või ükskõik mida, et soojendada sisuliselt vett ja siis selle abil turbiine ringi ajada ja generaatorite kaudu siis toota elektrit. Siin on kaardi peal on välja toodud kõik meie lähinaabrid ja Euroopa riigid, kes ja kuidas siis elektrit toodavad ja kui palju CO2 sellega õhku paisatakse. Nagu me näeme, siis aastal 2021 Eesti on jätkuvalt must auk Euroopas. Ta on olnud seda juba päris pikka aega ja seda kõike sellepärast, et me kasutame endal elektri tootmiseks põlevkivi, sest põlevkivist tulev CO2 on ikka meeletult suur ja isegi tavaline kivisüsi ei ole nii saastav, kui on praegu põlevkivi ja sellepärast enamus riike väldibki selle kasutamist, kuigi neil on olemas võimalus seda kasutada ja neil on reaalselt ka põlevkivi olemas. Nad ei kasuta seda, sest see ei ole lihtsalt keskkonnasõbralik, aga kuna Eestil reaalselt ei olegi mitte midagi muud kasutada, meil ei ole ei naftat, ei gaasi, meil ei ole põhimõtteliselt väga ka hüdrovõimalusi peale ühe, mis seal Narva kandis on ja meil ei ole ka kivisütt, millest elektrit toota, nii et meil ei olegi muud varianti, kui reaalselt põlevkivist seda teha, aga põlevkivi ei ole siiski jätkusuutlik ja see saab ühel päeval otsa. Ja isegi kui ta otsa ei saa, siis tema kaevandamine muutub täiesti mõistuse vastaseks, sellepärast et põlevkivi läheb nii sügavale maa sisse ära, et selle kaevandamine on lihtsalt nii kallis, et see elekter muutub nii ekstreemselt kalliks, et meil on lihtsam välismaalt elektrit sisse osta.
ja kui me põlevkivist enam elektrit ei tooda, siis meie baastootja põhimõtteliselt kaob ära ja meile jäävad siis väiketootjad, tuulepargid, päikesepaneelid ja hüdrojaamad ja üksikud siis muud väiksemad elektrijaamad, mis kasutavad siis muid asju ja põhitootjaid meil enam ei olegi, nii et suurem osa elektrist paraku tuleb meil välismaalt sisse osta, mis tekitab loomulikult olukorra, kus elekter läheb kallimaks, sellepärast et mis te arvate, et välismaa teised riigid hakkavad meile siis odavalt elektrit müüma, kui nad teavad, et Eestil põhimõtteliselt endal elektritootmisvõimekus puudub. Nagu me näeme, siis Norra, Rootsi ja mõned teised riigid ja Soome on selline kollane ja mõned riigid on siin täiesti rohelised, ehk siis nende põhiline elekter tuleb taastuvenergiaallikatest ja tuumajaamadest, mis on paraku rohelised. Ütleme niimoodi, et need rohelised allikad, ehk siis päike ja tuul, nad ei ole nii rohelised, kui me arvame ja meile üritatakse näidata, aga jah, paraku Eesti on nii off the chart oma CO2 heitmetega, et see on lihtsalt kohutav ja me tahame näidata ennast rohelise riigina. Me ei ole ausalt öelda rohelised, kaugel sellest. Inimesed, kes räägivad ja kellel on elektriautod ja kes sõidavad elektriautodega ja väidavad, et oi, nad on nii rohelised, siis tuletan meelde, et teie elekter, mida te autosse panete, valdavalt tuleb Narvast ja mida seal põletatakse, põlevkivi, mis omakorda saastab loodust väga suurel määral. Mitte üksnes tuhaga, vaid ka CO2-ga. Ja seetõttu põhimõtteliselt elektriauto omanikud, ega nad ei säästa loodust sellega eriti mingil suuremal määral. Sest põhimõtteliselt sama hästi võid sa sõita bensiini või diiselautoga või elektriautoga loodussa tehniliselt. Elektriautoga sa otseselt ei saasta, aga sa saastad kaudselt. Bensiini ja diisliga sõites saastad sa otseselt, aga kokkuvõttes mõlemad saastavad ikkagi. Ja kui meil nüüd olekski ainult elektriautod, siis me peaks hakkama veel rohkem elektrit tootma, mis tähendab, et meie saaste suureneks veel. Küll mitte kilovati kohta, aga üldmahult. Sest auto võtab ikka hea mitu kilovatti, nii et kui Eesti on 1000 grammi CO2 kilovati kohta ja teised riigid on siin 0,50 ja 4,500, siis Eesti on sisuliselt topelt. Nii et ja Eesti on olnud omajagu aega see must lammas Euroopas, kes ei taha nagu muutustega kaasa minna ja me ei saa midagi teha. Kui inimesed on vastu, siis mida me teeme? Et mingi lahenduse peab ju leidma. Siin on kaart asjadest, mida meil siis kasutatakse, traditsioonilisi bioasju, nagu näiteks põlevkivi ja üldse biomassi, põlevkivi tegelikult ei lähe siin arvesse, traditsiooniline biomass on siis puit põhimõtteliselt, et seda kasutatakse suhteliselt vähe, valdavalt siis kasutataksegi sütt, õli ja naturaalset gaasi, tuumaenergia on selline väiksem, sellepärast et suured riigid kasutavad ikkagi sütt ja õli ja gaasi, sest neil on olemas seda ja neil on seda piisavalt, et nad saavad seda teha ja järelikult see on neile piisavalt kättesaadav, et seda kasutada. Ja tuumaenergiat ei kasutata nii palju. Mis meil siin veel on? Hüdroelekter on päris populaarne ja siis tulevad need rohelised. Tuul, päike, biokütused ja siis muud taastuvad allikad. Et praegu on fossiilkütused jätkuvalt kõige populaarsemad, aga aja jooksul tuumaenergia ilmselt areneb, ja me peame ilmselt tuumaenergiat rohkem hakkama kasutama, sest meil lihtsalt ei ole muid variante väga. Sest vähemalt Eestil ei ole muud varianti eriti, sest meil lihtsalt saab põlevkivi ühel hetkel otsa. Loomulikult me saame rajada päikesepaneelidest igasuguseid farme põhimõtteliselt,
aga see tähendaks seda, et peaks jällegi hästi palju alasid muutma, päikesepaneelide alla panema ja peaks muutma need põhimõtteliselt mitte põllumaaks, vaid päikesepõllu farmideks, et tehniliselt väga suured alad tuleb paneelidega kinni katta ja kas inimestele need meeldivad? Väga mitte. Lisaks on probleem selles, et kui meil on talv, siis kes see neid paneele ikka lumest puhtaks lükkab. Lõpptulemus ongi see, et paneelid on lihtsalt lume all ja nende elektritootmise võimekus on põhimõtteliselt 0. Sest kui paneelile ikka päike peale ei paista, siis ta essugi ei tooda. Teine võimalus on tuulepargid. Neid jällegi ei taheta sellepärast, et meil on linnuarmastajad, kes kardavad, et linnud saavad viga ja need ei ole ilusad vaadata ja need tekitavad müra ja vibratsiooni ja inimestele jälle ei meeldi ja jälle on probleem. Ja loomulikult on vaja see tuuleenergia ja päikeseenergia kuhugi salvestada, sellepärast et päikest ei ole kogu aeg. Eestis enamus ajast on pime ja tuult meil on, aga me ei saa tervet Eestit tuulikutega katta, nii et päikeseenergiat tuleb kuhugi salvestada ja selle jaoks tuleb jällegi rajada meil akupangad sisuliselt, kuhu see elekter kõik salvestada, mis võtab omakorda jälle ruumi ja jälle ressursse ja need ressursid peavad kõik tulema kuskilt. Valdavalt tulevad nad sellistest kaevandustest, kus siis kaevandatakse neodüümi, mis läheb tuulegeneraatorite tegemiseks magnetitesse ja need kaevandused on päris suured, ka on liitiumi kaevandused ja igasugused muud väärismetallide kaevandused, eriti nende jaoks, mida kasutatakse päikesepaneelides ja hetkeseisuga, kui päikesepaneelid on oma elu ära elanud, siis nad põhimõtteliselt lähevad prügimäele, sest hetkel puudub igasugune nagu tehnoloogia, kuidas sealt need metallid uuesti kätte saada ja siis neid uuesti kasutada, et põhimõtteliselt päikesepaneelide taaskasutus on suhteliselt nullilähedane ja tuulegeneraatorid küll võetakse maha ja taastatakse ja värke on, neid saab kuidagi ikka kasutada ja mingi ümber töödelda, aga päikesepaneelidega on suht kehvasti ja akupankade tootmine nõuab meeletus koguses liitiumit ja paraku maailma liitiumivarud ei ole piiramatud. Tegelikult need varud on suhteliselt väiksed ja kui me kasutame ära kogu selle liitiumi elektriautode tootmiseks ja üksnes selle jaoks, et taastuvenergiaid, tuult ja päikest salvestada akudesse selleks hetkeks, kui neid vaja läheb, siis reaalselt me lihtsalt kasutame kogu maailmas oleva liitiumi ära. Ja kui need akud ja autod on oma elu ära elanud, siis samamoodi see liitium valdavalt jääbki taas kasutamata, sellepärast et ei ole otseselt väga leitud mingit normaalset ja odavat lahendust, kuidas seda kõik ümber töödelda. Ja põhimõtteliselt meil puuduvadki lahendused selleks. Nüüd, meil on üks variant veel, mida me saaksime kasutada ja see on tuumaenergia. Aga tundes Eesti inimesi, on enamus selle vastu. Ja kui nende käest küsida, et miks te vastu olete, siis enamus ütleb, et me lihtsalt ei taha. Me tegelikult kõik teame, miks inimesed selle vastu on ja nendeks põhjusteks on tuumaõnnetused, mis on meil siin aeg-ajalt juhtunud. Neid on õnneks ei ole viimase 10 aasta jooksul väga juhtunud ja need ei ole väga suured olnud, aga kõige suurem kahtlemata on Tšernobõl, mis on kõigil meeles ja põhimõtteliselt sellepärast enamus inimesi tuumaenergia vastu ongi, et keegi ei taha, et juhtuks sama asi, mis Tšernobõlis, aga olgem nõused, Tšernobõli õnnetus oli inimlik lollus ja kuna tuumajaam oli ka suhteliselt suur ja meie mõistes väga vanamoodne, siis tehniliselt oli ta kindlasti võrreldes praeguste jaamadega ikka väga ajast maas, aga tollel ajal oli ta muidugi moodne, aga praegusel hetkel väga mitte ja kuna tehniliselt
Tšernobõli õnnetus juhtus tänu sellele, et inimesed lihtsalt lükkasid reaktori üle oma nagu võimete piiride, siis ilmselgelt plahvatas ja mida sa teha saad, kui inimene on loll, siis juhtuvadki sellised õnnetused. Aga tänapäeval on muidugi see Tšernobõli reaktor nüüd küll kinni kaetud, aga ta siiski on ohtlik ja see ümbruskond on radioaktiivne veel tuhandeid aastaid, nii et põhimõtteliselt seal mingit normaalset elu kunagi ei tulegi ja Tšernobõli õnnetus jääb kindlasti kõikidele meelde, aga see ei tohiks olla põhjus, miks nagu olla tuumaenergia vastu, sellepärast et tänaseks päevaks on tehnoloogia ja teadus ikkagi nii palju arenenud ja kogu see elektri tootmine on muutunud nii ohutuks, et praegusel hetkel on reaalselt tuumaenergiast elektri tootmine teravatt-tunni kohta kõige ohutum viis, kuidas elektrit toota üldse. Tuumaenergia on väga reguleeritud, see on üritatud riskid minimaalseks viia, sest kõik teavad, et kui nagu midagi juhtub, siis on pekkis ja üritatakse teha kõike nii, et asi oleks võimalikult ohutu ja sellepärast loomulikult valdav kontroll reaktorite ja energia tootmise üle käibki vardavalt arvuti kontrollile üle või arvuti põhimõtteliselt kontrollibki kogu seda süsteemi, et see lihtsalt ei läheks üle oma võimete piiride, täpselt nagu Tšernobõlis juhtus. Seal küll arvuti otseselt väga ei kontrollinud, inimesed lihtsalt keerasid nuppu ja keerasid seda natukene liiga palju sõna otseses mõttes, mille tõttu siis plahvatus toimus. Aga jah, tänapäeva reaktorid nad on väiksemad, aga nad on samas võimsamad. Sest on leitud uusi lahendusi ja uusi lahendusi ja asju mõeldakse siin iga päev välja, nii et kes teab, tulevikus need reaktorid võivad veel väiksemad olla. Ja põhirõhk ongi tuumaenergia tootmisel ohutusel, et see oleks võimalikult ohutu nii inimestele kui ka ümberkaudsele keskkonnale. Ja sellepärast ongi reaalselt tuumaenergia praegusel hetkel kõige ohutum. Inimesed on küll vastu, aga enamus ei tea, et see on äärmiselt ohutu ja tegelikult hea viis, kuidas energiat toota, sest kütust, mida selleks on vaja, ei lähe tegelikult palju. See kütuse kogus on näiteks gaasi ja nafta ja põlevkivi ja isegi söe kõrval on tegelikult väga väike kogus, et kaaluliselt läheb seda kindlasti vähem. Ja lisaks loomulikult ka see, et tuumaenergia tootmine, tuumakütusest elektri tootmine ei paiska õhku CO2. Kiirguse tase on ka kindlasti suur probleem, aga seda üritatakse kontrolli all hoida. Ja isegi kui see natukene tõuseb, see ei kujuta inimestele mingit ohtu. Enamus kardabki põhimõtteliselt seda, et kui nüüd elektrijaam meil Eestisse tuleb, siis see raudselt ka plahvatab. Nagu, mis põhjusel see peaks plahvatama meil, kes teab. Aga jah, kuna inimesed lihtsalt on vastu ja enamus on lihtsalt vastu ilma mingi normaalse põhjuseta, siis jah. Ja kõikidel on muidugi see loogika, et ma ei taha seda, et see oleks minu lähedal, aga meil on vaja see kuhugi rajada ja paraku ta kellelegi lähedal on. Me ei saa, meil ei olegi lihtsalt kohta, kuhu teha niimoodi, et ta kellegi läheduses ei ole. Nii et paraku ta kellelegi aia taha tuleb, et meil ei ole lihtsalt pääsu sellest. Ja küsimus ei ole selles, kas see elektrijaam tuleb meile. Küsimus on pigem, et millal ja kui kiiresti me selle tegelikult valmis saame, sest varsti on tegelikult riigil plaanis põlevkivist elektri tootmisest, põlevkivi elektri tootmisega lõpetada, nagu me näeme siis aastal 2021 pandi paika, et 2030. aastal lõpetatakse põlevkivist elektri tootmine. Selleks ajaks on meil paraku vaja leida mingi muu alternatiiv. Ja selleks alternatiiviks ei olegi midagi muud kui tuumaenergia. Ja loomulikult on inimestel meeles ka Fukushima õnnetus, aga Fukushima asub jätkuvalt ju tegelikult sellises kohas, mis on geoloogiliselt väga aktiivne, seal on maavärinad ja asjad, potentsiaalne võimalus, et tsunami tuleb, on seal suur, täpselt nagu ühe korra juba juhtus ja seetõttu tegelikult ongi
noh, meil on tegelikult hea koht, sest meil ei ole tsunamisid, meil ei ole maavärinaid, meil ei ole, me oleme geoloogiliselt suhteliselt stabiilses kohas ja meil ei ole tornaadosid ega keeristorme eriti, neid on väga harva, aga tuumajaamad ehitatakse valdavalt piisavalt tugevad, et isegi väike keeristorm ei teeks sellele mingit viga ja elaks jaam ilusti mingi väiksema tormi üle, et inimesed ei peaks kartma, et midagi õhku lendab. Nüüd Fukushima õnnetuse põhiline põhjus oli see, et kuna tuli üleujutus, siis generaatorid, mis pidid veesüsteemi nagu töös hoidma, olid paigutatud keldrisse, mille tõttu nad lihtsalt põhimõtteliselt jäid vee alla ja seiskusid, mille tõttu siis jäi ka veeringlus seisma ja reaktorid lihtsalt kuumenesid üle ja tekkis reaalselt vesiniku plahvatus, mis lihtsalt kaane pealt ära viskas. Et noh, radioaktiivsus jah, natukene tõusis aga nüüd juba vaikselt koristatakse seda tekkinud probleemi ära, nii et õnnetusi juhtub, aga neid õnneks juhtub harva. Et nagu me näeme, siis jah, teine ja 4. reaktor on lihtsalt kaane pealt ära visanud lihtsalt selle tõttu, et vesinik plahvatas. Nii. Et siis, nagu me näeme, siis tuumareaktor on põhimõtteliselt samamoodi ikkagi valdavalt soojuselektrijaam, sest me kasutame tuumakütust selleks, et soojendada vett, mis siis omakorda tekitab auru, et turbiine ringi vedada ja siis lihtsalt generaator töötab ja elekter tuleb. Jahutustorne rajatakse, aga neid ei ole otseselt vaja, sellepärast nagu me Fukushima puhulgi näeme, siis neid torne ei ole, sellepärast et see asub mere ääres ja sellepärast ka Eestisse rajatav tuumajaam tulebki valdavalt praeguste eelduste järgi ikkagi mere äärde, sest siis saab selle soojavee hoopis merre pumbata ja merest võtta jällegi külmavee asemele, et me ei peaks kasutama neid torne, et üleliigset veeauru lihtsalt taevasse lasta. Nii, siin on üks Soome tuumaelektrijaam, nagu me näeme, siis jahutustorni ei ole, sest ümberringi on vesi ja nad lihtsalt panevad oma selle elektri lihtsalt, või mitte elektri, aga lihtsalt sooja vee panevad lihtsalt sinna merevette. Kõik need sinised täpikesed ongi siis nüüd tuumaelektrijaamad ja nagu me eelmisest videost või mitte videost, pildist nägime siin, siis Saksamaa on võrdlemisi roheline puhtalt sellepärast, et neil on väga palju tuumajaamu ja Prantsusmaa samamoodi, sest neil on tuumajaamad ja sellepärast nende CO2 heide ongi võrdlemisi väike. Eestil on lähedal Soome omad ja üks Venemaa oma, mis ei asugi Narvast väga kaugel ja Rootsis on samamoodi. Nii et miks mitte Eestisse tuumajaam rajada? See kataks enamuse meie vajadusest ära ja põhimõtteliselt ta tulekski enam-vähem selline, et ta ei tuleks eriti suur. Arvestatavalt umbes 10 hektarit läheks vaja vähemalt spetsialistide järgi, et 10 hektarit on see ala, mille siis seda ilusti mahub ära ja nii ongi. Enamus inimesi kindlasti mõtleb ka selle peale, et kuhu need jäätmed pannakse. Noh, alguses pannakse need põhimõtteliselt vee sisse jahtuma, kus nad jahtuvad mõned aastad ja siis nad maetakse põhimõtteliselt kas maha või üritatakse neid kuidagi taaskasutada. Aga tulevikuplaan on enamusel selline, et need maetakse äärmiselt sügavale maa alla, kuhu nad siis jäävadki põhimõtteliselt igaveseks ja neid sealt enam välja ei võeta ja kuna need põhimõtteliselt pannakse kilomeetrite sügavusele, siis inimestele loomulikult mingit tulevast ohtu sealt ei ole, kiirgus sealt mitme kilomeetri sügavuselt ikka pinna peale ei tule, et see on nüüd ilmselt ainukene lahendus. Loomulikult oleks ka lahendus see, kui me saaks neid taaskasutada kuidagi normaalselt, aga hetkel ei ole veel
mingit väga, väga kindlat ja väga stabiilset ja odavat viisi leitud, kuidas seda tuumakütust siis taas kasutada. Nüüd letipea on siis üks sellistest kohtadest, mida Fermi Energia siis nüüd kaalub, et kuhu siis elektrijaam ehitada. Ja siin on mõned puuraugud tehtud juba, kus siis testitakse ja uuritakse, et kas see koht on sobilik või ei ole. Ja põhimõtteliselt siis sinna tahetaksegi suure tõenäosusega rajada, kuigi midagi kindlat ei ole. Aga kohalikud elanikud on kategooriliselt selle vastu. Nad on nii vastu, kui üldse olla saab. Samas Nursipalu rajamine on tegelikult isegi veel hullem või Nursipalu laiendamine on palju hullem, sellepärast et siin tõstetakse inimesed kodust välja, aga leti peale ehitatava tuumajaama tõttu ei tõsteta kodust kedagi välja ja kellegi kodu ära ei võeta. Küll jah, osade inimeste kodud on lähedal sellele, aga see ei tähenda, et kedagi kodutuks jäetakse selle tõttu, aga inimestele lihtsalt ei meeldi see mõte, et see tuleb neile sinna lähedale ja lihtsalt sellepärast põhimõtteliselt ollaksegi vastu. Nii et jah, me paraku peame leppima sellega, et tuumajaam tuleb kuhugi ja kunagi ikkagi ehitada. Kuurjas näitas väga, väga pikka, või noh, mitte väga pikka, aga sellist üritust, kus siis tuli Fermi Energia kohale ja siis kohalikud inimesed, aga kohalikud inimesed, vähemalt 2 tükki nendest olid nagu kategooriliselt vastu. Aga seal oli ka inimesi, kes nagu said aru, et meil on seda siiski vaja ja tuumaenergiast elektri tootmine ei olegi kaugeltki nii ohtlik, kui kõik arvavad. Ja me peaks pigem aktsepteerima seda, et see tuleb ja üritama leida mingit kompromissi selle asemel, et lihtsalt vastu olla kõigele, mis nüüd üritatakse teha ja tegelikult üritatakse seda siiski teha selleks, et Eesti jääks iseseisvaks, sest kui meil põlevkivist elektritootmine lõpetatakse ja me peame kõik väljast sisse ostma, sellepärast, et roheenergia absoluutselt ei kata ära meie vajadusi, siis me anname iseseisvuse põhimõtteliselt välismaa riikidele, sest kui nemad keeravad elektri kinni ja meile elektrit ei anna, siis Eesti ongi pimeduses. Et mis saab siis, kui elekter ära läheb? Hakkame generaatoritega endale elektrit tootma. Aga kas me suudame, me ei saa ju tervet Eestit generaatoriga lihtsalt ära toota, et tõmbame geneka käima ja terve Eesti jälle toimib, et see päris nii lihtne ei ole. Meil on vaja siiski ühte suurt elektrijaama, mis toidaks ära vähemalt 75% Eesti vajadusest ja siis ülejäänud 25% tuleks väiksematest elektrijaamadest, kus põletatakse siis bioasju ja siis päike ja tuul oleksid siis ülejääk ja hüdroenergia. Et tuumajaama rajamine ei ole, kas see tuleb või ei. Küsimus on pigem selles, et millal ja kas me saaksime selle võimalikult kiiresti valmis, sest olgem ausad, 2030. aasta ei ole kaugel. Rohelised küll võitlevad selle vastu, et ei, me ei taha ja nad ei ole nõus sellega ja vaieldakse selle üle kõvasti. Aga rohelised üritavad teha siin roherevolutsiooni, mis ilmselgelt viib meid kõiki varsti hauda, sellepärast et roheliste nagu loogika on see, et oi, et päike ja tuul katavad kõik meie vajadused ära. Fakt on see, et ei kata. Ei hakka kunagi katma, sest iga aastaga inimeste elektrivajadus ja energiavajadus suureneb, mis tähendab, et me peame järjest suurendama neid paneelide parke ja tuuleparke järjest rohkem ja rohkem ja rohkem ning panema juurde järjest rohkem akusid, et seda päeval toodetavat elektrit salvestada, et öösel ka inimesed ikka valges saaks olla, mitte lihtsalt öösel kaob elekter ära, sellepärast et päikest ei ole lihtsalt. Et jah. Leti peale küll üritatakse rajada, aga jah, inimesed on nii kategooriliselt selle vastu, et see on lihtsalt kohutav. Et jah, seal saates küll oli inimesi, jah, seal oli insener oli, kes üritas nagu isegi kohalikele inimestele selgeks teha, et nagu rahunege maha, et see ei ole nagu nii ohtlik ka, et nagu meil ei tule mingit tuumapommi sinna, aga millegipärast Kanal 2 otsustas, et
et näitame toda kohta ja siis sinna peale paneme ühe tuumapommi plahvatuse, justkui nii kui tuumajaam Eestis valmis saab, see ka kohe plahvatab. Miks ta peaks? Ma ei saa aru, Euroopas ei ole ükski tuumajaam plahvatanud peale Tšernobõli, mis põhimõtteliselt lasti õhku inimeste lolluse tõttu, et ülejäänud tuumajaamad töötavad kenasti, osad küll pandi kinni peale seda, kui Fukushima juhtus, aga Fukushima õnnetus ei olnud otseselt ju inimeste tehtud viga, vaid see oli siiski looduse vingerpuiss ja halvad asjad lihtsalt sattusid kokku. Tänu sellele see õnnetus juhtus siiski, aga jah, ülejäänud Euroopa tuumajaamad töötavad kõik kenasti ja riigid, kes tuumaenergiat kasutavad, nad saavad ikka väga odavalt elektrit, mis võiks ka meil olla. Aga meie inimesed vist ei taha, et meil oleks odav elekter ja inimesed vist elavad selles vanas ajas ja mingis siniste või roosade prillidega ja kujutavad endale ette, et meile justkui seda põlevkivi jätkuks, ma ei tea, igavesti siin. Põlevkivi maailmas küll jätkub, aga selle kaevandamine ei ole mõistlik enam. Ja olgem ausad, varsti hakkab Euroopa Liit Eestile sanktsioone tegema selle tõttu, et meie põlevkivitööstus saastab lihtsalt õhku nii palju, et see on lihtsalt kohutav. Meie õhk on ikka väga saastunud võrreldes teiste riikidega, et nagu kaart näitas, Eesti on must auk põhimõtteliselt. Meie õhk on lihtsalt nii saastunud CO2-st, mis me õhku paiskame. Ja kindlasti tulevikus on vaja meil mingit muud lahendust, mis muudaks meid natukene rohelisemaks. Ja praeguse seisuga tuumajaam on ainukene asi, mis meid rohelisemaks muudaks. Nii et jah, seal saates keegi ka mainis, et mis oli nagu täiesti nagu inimlikust vaatepunktist nagu täiesti vastuvõetamatu oli väide, kus uute tööstuste rajamine on justkui halb. Kuidas saab olla uute töökohtade loomine halb? Inimesed saavad tööd, kohalikud elanikud saaksid tuumajaamast põhimõtteliselt sooja vett, et talvel kütteperioodil saada soojust odavalt, sellepärast et selle asemel, et siis soojus kõik merre visata, nad saadavad selle inimestele kodudesse ja siis kas põhimõtteliselt ringilt tagasi tulles, kui ta on juba jahtunud, saavad kohe uuesti reaktorisse suunata ja kasutada jahutusena või siis lastakse see merre, aga inimesed saaksid odavat elektrit ja odavat toasooja. Aga inimesed ei taha. Nad lihtsalt on kategooriliselt vastu. Enamus oli ka sellises vanuses, et kõik mäletavad Tšernobõli õnnetust väga hästi ja nad ongi selle pärast vastu. Üks naisterahvas esitas seal ka küsimused nendele kahele, kes on seal kõige suuremad vastuolijad, et mis saab siis, kui elekter ära läheb ja siis hakati lihtsalt mingit ümbernurga juttu ajama ja põhimõtteliselt lihtsalt ei vastatudki sellele küsimusele, et nagu aga mis saab siis, kui elekter ära läheb? Olemegi küünlavalgel. Elektrit ei ole, süüa teha ei saa, kasutame gaasi või siis hakkame kõik puupliitide peal varsti süüa tegema ja varsti endal ahjudega kodus sooja tegema, sellepärast et kui elektrit ei ole, siis pelletikatlad ei tööta ja enamus soojussüsteemist lihtsalt lõpetab töötamise ja me peame leidma uue viisi, kuidas endal isegi sooja fucking siin varsti teha niimoodi, et me peaks elektrit kasutama ja selline lootus, et et küll päike ja tuul ära katab kõik, et see on vale arusaam, see ei lenda, sest need kaks asja ei kata meie vajadusi ära ja väljast elektri sisseostmine on suisa mõttetu, sellepärast et kui me peame hakkamegi ainult sõltuma teistest riikidest, siis Eesti ei saa ennast enam vabariigiks nimetada, me ei saa ennast enam iseseisvaks riigiks nimetada, sellepärast et meie riigi iseseisvus põhimõtteliselt sõltub välismaa riikidest. Kui nad keeravad meil elektri välja, siis me oleme pimeduses. Ja see on julgeoleku seisukohalt väga halb samamoodi. Et selleks, et Eesti saaks säilitada oma tulevase vabaduse ja iseseisvuse,
me peame leidma uue viisi, kuidas elektrit toota ja kui tuumajaam on selle jaoks vaja, siis riik leiab lihtsalt koha selle jaoks ja see ehitatakse ja inimesed võivad küll vastu olla, kõik võivad toriseda, aga meil on reaalselt seda vaja. Me ei saa ilma selleta hakkama. Et tuumajaama tulek Eestisse on üksnes aja küsimus. Et inimesed jah, kindlasti väga protesteerivad selle vastu, et keegi ei taha ja bla 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 ja aga ega kellelgi mingit nagu normaalset argumenti selle vastu ei ole, miks me seda ei teeks. Et neil on lihtsalt, et me ei taha ja kõik. Nad on justkui lamemaalased, kes ütlevad, et maa on lame. Kui küsid, kus sa tead, siis vastuseks ei ole mitte faktid, mis nagu tõestaks seda, vaid vastuseks tuleb valdavalt. Ei no mina lihtsalt arvan niimoodi, järelikult niimoodi ongi. Et kui ma aknast välja vaatan, siis ma näen, et ei ole pall, järelikult siis ei olegi pall, aga noh, ilmselgelt ikkagi maa ei ole lame ja tuumaenergia on jätkuvalt kõige ohutum viis, kuidas elektrit toota. Nii et loodame, et Fermi omad ja letipea inimesed saavad ükskord nagu normaalsele kompromissile kuidagi, ja kui ei leita mingit lahendust, siis tuleb mängu riik, sest riigil on seda elektrijaama vaja ja see kuhugi ka ehitatakse ja kui selle jaoks tulebki tõesti mõned inimesed kas või kodust välja tõsta, siis sellisel juhul oleks mina isegi poolt, sellepärast et meil on seda vaja. Sest meil ei ole Eestis väga ühtegi kohta, kuhu seda rajada, kus ei jääks inimestele jalgu, sest inimesed on igal pool, olgu siis nad üksikud või suurem hulk, et kuskil inimestele see jaam nagunii jalgu jääks ja ülejäänud Eesti on lihtsalt vastu, sest kõik kardavad seda, et see lihtsalt lendab õhku ja siis meil on Tšernobõl jälle uuesti siin. Et Tšernobõlist tekkinud saaste jõudis küll Eestisse, aga see ei mõjuta meie elu otseselt mitte. Et jah, okei, kui meil nüüd tuumajaam endal õhku lendaks, siis loomulikult see mõjutaks meid, aga 99,9% võib kindel olla, et see tuumajaam kohe õhku ikka ei lenda ja et me saame endale lõpuks odav elektri, mis omakorda vähendaks meie sõltuvust teistest riikidest ja me saaksime oma elektri hinna alla, mis omakorda viiks alla ka kõik muud hinnad, nii et see oleks win-win olukord meile kõigile. Et ma loodan, et riik leiab lähiajal mingi lahenduse, et kuhu ja kuidas see tuumajaam ehitada ja letipea inimesed on vastu, et nad ei taha endale aia taha, aga nende aia taga on paraku riigimaa, nii et riik võib ise otsustada, mida nad sellega teevad ja kui nad tahavad sinna tuumajaama rajada, siis palun väga rajage ja me loodame, et nad teevad seda kiiresti, sellepärast et kõik läheb kallimaks ja me tahaks, et lõpuks midagi odavamaks läheks, et elekter võiks vähemalt odavamaks minna. Et tuumaelektrijaamad toodavad väga efektiivselt elektrit ja sellepärast see elekter niivõrd odav ongi, et ma loodan, et inimesed ükskord mõistavad, et tuumaenergia ei ole enam nii ohtlik, kui ta oli 30 aastat tagasi ja kõik on muutunud palju turvalisemaks ja ohutumaks ja põhimõtteliselt ala, kuhu tuumajaam ehitatakse, tehakse nii väike, kui vähegi võimalik on, et säästa ümberkaudset keskkonda ja keskkonnamõju üldse oleks võimalikult väike, sest tuumajaam ju ei saasta loodust otseselt väga mitte ja CO2 õhku ei paista, nii et meie õhukvaliteet paraneks samamoodi. Nii et kui inimesi huvitab juhuslikult oma laste ja lastelaste tulevik, siis ma soovitan nagu tõsiselt hakata kaaluma seda, et hakata pooldama ka tuumaenergia toomist Eestisse, sest ainult nii me saame tagada, et meie lastel ja lastelastel reaalselt siin ka tulevik on, sest kui me sõltume üksnes välismaariikidest ja meil siin kõik kallimaks läheb, siis kõik Eesti inimesed kolivad lihtsalt välismaal ära ja Eestit põhimõtteliselt ei eksisteerikski enam. Nii et kui me tahame, et meie Eesti jätkuvalt eksisteeriks, siis hakake tuumajaama pigem pooldama, kui selle vastu olema. Ja uurige internetist ja igalt poolt, et ja vaadake, kui ohtlik või kui ohutu tegelikult tuumaenergia on. Ja ärge otsige, guugeldage ainult Tšernobõli õnnetus või Fukushima õnnetus ja selle tagajärjed, vaid uurige tuumaenergiat kui tervikut ja vaadake, kuidas elektri tootmine reaalselt toimub ja kui ohutuks see on tehtud tänapäeval.
et ma loodan, aga ma tean, et enamus inimesi mind nagunii ei kuula. Teil on kindlasti oma arvamus ja ma olen kindel, et enamus vaatajaid on tuumaenergia vastu jätkuvalt ja enamus on ka vastu sellele, et tuumaelektrijaam Eestisse tuleb. Aga teile ma võin kahjuks või õnneks, vastaste kahjuks võib öelda, et te võite vastu olla, aga tuumajaam Eestisse tuleb ja see on üksnes aja küsimus. Ja need, kes on poolt, siis ma loodan, et te suudate nagu muudele inimestele ka selgeks teha, et tuumaenergia ei ole enam nii ohtlik ja see on suhteliselt ohutu ja see oleks meile kasulik kõigile. Nii et ma loodan, et inimesed hakkavad seda natuke rohkem pooldama ja on nõus alla neelama selle, et see rajatakse neile küll lähedale, aga vähemalt nad saaksid sellest ka mingit kasu. Nii et go tuumaenergia, I guess. Nii et loodame, et Fermi omad saavad siis inimestega kokkuleppele ja meie esimene tuumajaam rajatakse järgmise 10 aasta jooksul siia. Ja siis meil on võib-olla lootus, et me ei sõltu enam teistest, vaid me saame olla reaalselt iseseisvad ja reaalselt tootagi kogu oma elektri ise, ilma et me peaks kuskilt midagi sisse ostma. Nii et jah, selline ränd siis täna. Ma loodan, et tuumaenergia ei tundu teile enam nii ohtlik kui enne ja ma loodan, et me saame varsti nautida odavat elektrit. Ja ma loodan, et meil kõigil läheb varsti paremini. Aga tänan kõikidele vaatamast. Likeige, dislikeige, kommenteerige. Ärge unustage ka subscribe ida siia kanalile, et järgmiseid uudiseid näha ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Ciao!